Nii, vaatame kella 25, see tähendab seda, et matemaatikale saab siis, kui ta 30 peal on, siis on lihtsam arvutada. Nii, 30 sekundit on stardini ja stardipaugu järgi siis. Ärge enne keegi varastage, kõige hullem on poolmaratonil ja maratonil, kui selgub pärast, et vaadatakse, et olete varastanud stardis ja siis võetakse maha, et ja siis on maraton läbi, et öeldakse, ei, oli teil vale start, vale lähe oli, et ei saa tulemust kirja, nii et ärge minge üle joone enne. Joon on täiesti ilusti maas olemas, mulla all, ta ei ole näha. Nii, aga tulge siis lähemale, nii. Ja läksid siis paugu ja suure aplausi saatel kõik jooksma. Ja on üks neiu juurde tulnud, nii et poolmaraton neid esmakordselt siis siin kindrali jooksul on rahvajooksu poolmaraton ja nemad teevad siis selle rahvajooksu rekordi igal juhul. Ja ei lähe keegi sinna lumerajale, ei ole järelikult määret all kõrval ja näete, ATV on ilusti ees ja teine läheb järgi. Selle viimase asja kohta öeldakse tavaliselt laiba auto, aga me ei hakka seda nimetama niimoodi. See võtab siis üles need, kes ei jaksa enam. Nii, aga nüüd on nad kohe kõik nõlva taha peitu läinud ja kohe on vähem kui 21 kilomeetrit neil jäänud. Aga nüüd kõik militaari osalejad, palun tulge ka siia stardilippude vahele ja teid on nüüd tõesti, nagu öeldud alguses, päris palju rekordarvet osavõitjaid. Võtke kõik ilusti kaasa ja teie stardini on jäänud. Nii, ma räägin neile seal siin kuskil ära. Ja siin samas siis räägitakse ära teile, kuidas te peate, no tegelikult on väga lihtne, et ma saan aru, et see rada on sama nagu rahvajooksjatel, jah? See tähendab seda, et te peate neile järgi jõudma ja siis nende järgi jooksma. Siin ei ole midagi keerulist. Enne finissit mööda. Jah. Nii, kas ma annan võib-olla mikrofoni ka, et siis on, ei ole vaja kõva häälega inimesed. Nii, te näete karikat, näete praegu, mille nimel jooksete. Paluks siia Indrek Roos. Eelmine aasta tehti rajarekord. Rajarekordi, eelmise aasta rajarekord. 48-15. Indrek Roos, eelmine rekord koolus Sulev Veikole 1.48-48. Nii et palju õnne. Palju õnne, aplaus siis. Seda on seda, et täna ei pea jooksma. Korikas on käes. Aga ei anna teistele võimalust. Aga karikas tuleb kaasa, ega kuhugile ära ei saa panna, see tuleb joosta kaasas. Palju uusi inimesi on? Palju on uusi inimesi, kõik käed tõstsid. Nii, väga hea. Nii. Ühesõnaga raja põhimõtte märgistus on, näete, selline. Lähete kuskilt tee otsast mööda, siis teise pool peab alati märk olema. Kus pool on märk, sinna tuleb minna. Isegi kui siin on jalgrada, siis siin pool on märk. Ja igal pool, terve rada on niimoodi. Niisugune roheline või on, näete, ümber postid Tõnistoni jooksumärk. Või näete seal niisugune. Kõik on tähistavad niimoodi. Ja meil nooled on ka osades koodad. On nooled. Sa ütled nime ja kutsud välja. Nii, varem, kes on olnud, on 2 põhimuudatud. Seletan ära, et kui me tulime sealt karjääri juurest, see on kusagil 3 kilomeetrit enne lõppu, siis me tulime enne sirgelt ja finisisse. Aga nüüd me teeme pöörde paremale, läheme suusaraja peale. Ta näitab 7,5. Suusad kantakse. Jah, suusad kante koha pealt. Kepid ja suusad saab koha pealt. Läheme suusaraja peale, jookseme mööda suusarada. See on samuti niimoodi märgistatud. Kuni siia asfaldini, kus me enne tulime sirgelt finississe, nüüd me pöörame uuesti paremale. Läheme paremale sinnapoole ja tuleme, näete, finiss on, võt siit vasakust august tuleme välja. Korraks me lõikame siis 300 meetrist, lõikame üle selle raja ja kõik. Et siit august peate välja tulema, finiss on siin. Algul läheme otse, märgid hakkavad 1,3 kilomeetri pealt. Läheb vasakule, enne ei ole ühtki märki. Ja ATV sõidab ka ees, nii et eksimist ei ole. Vesi on 6, 11 ja 16 kilomeetri pealt. Meditsiin on 10 kilomeetri pealt. Ja rohkem ei olegi. Et põhiline, et kui siit läheme 300 meetrit, siis vasakul on, näete, finiss, et keegi sinna ei keerab. Märgid hakkavad sealt.
ja neil, kellel oli raske reede, need küsisid, kas juua saab raja peal? Jaa, Millal saab? 11-16. Palju võtme, On olemas. Ja veetakistusest seal on üks palk, ma tean, kes on varem käinud. Ma ei soovita seda palki kasutada, see on väga mäda. Seda räägitakse juba 12 aastat, et see palk on mäda. Nii, see on igast aastast. Aga jah, aina mädanemaks läheb. Aga nüüd, naljad jätta ja rivist ja nüüd kutsume saavad liidri, mis nad on nüüd pea- või kaelapaelad? Peapaelad, mis on siis tavaliselt lõpuks ümber jala kukkunud. Aga nüüd, eelmise aasta võitjad, Indrek Roos, siis mehed 40 saab liidripaela endale. Selle järgi on siis teada, kellest mööda jooksetes olete tõenäoliselt võitja. Teab järgi hoida. Ja ei ole vaja, see higistate ära. Jüri Linde, 41-50. Peapael seeb teile mälestuseks, nii et, aga peast peab olema. Ja mehed 51 pluss, Heldur Valdek Seeder oli ka ilusti ennast kirja pannud ja kas ta on ka kohale jõudnud? Oli küll, ütles Aivar. Lähme edasi. Merje Meerits neidudest eelmine aasta oli ka kohal, öeldi. Neidudele saab ka ilusa kollase peapaela. Te olete tagasihoidlikud, tundub. Nii, Merje, kas sa kuuled? Kus sa, Merje, oled? Merje teeb võib-olla rajal juba. Nii, aga Raili Nõgu oled täiesti olemas. Ära täna väga pinguta, homme on ka joosta vaja. Nii. Ja igaks juhuks ka Siiri Kereme, kes ei olnud küll enne kirjas, aga võib-olla on vahepeal ümber mõelnud, kui ta nägi, et kollaseks paelu antakse. Nii, kes meil siis tulemata on? Seeder ja Meerits. Huvitav, kus on Seeder ja Meerits? 9 minutit enne starti. Teevad lendstarti. Ma arvan, et ei hakka tegema siin nalju niimoodi. Hommikul vara niimoodi peretülisid tekitama. Nii. Merje öeldi, et tuli. Aga kus on Merje? Taga kuskil, tagasi. Ära mine, las ta tuleb ikka siia ette. Kõik näevad. Merje Meerits. Sul on kollane pael on leitud, sinu kollane pael. Kutsu ette, starti. Starti siia ette. Tule, ma tean, et tagasihoidlik neiu, aga nii tagasihoidlikkus ei ole voorus alati. Võitjate stardipakkud on siin. Ja sa saad täitsa eest minna. Näete, teeme seal neiule aplausi ka, siis tal on veel kohmetum olla. Selle võib pähe panna, just. Näete, kui ilusti siis mütsi peale. Ei pane. Ja nii, ja Heldur Valdek Seeder veel tagasihoidlikum. Tundub, et on juba rajal. Tänu sellele nad võidavadki, ma arvan. Oli olemas, ja öeldi, et täiesti oli olemas. Ma usun seda täiesti. Finišis on kindlasti olemas. Nii, aga ei midagi. Läheb aina jahedamaks 27,9. Kui sa näed, siis sa annad. Õige, väga lahke. Nii siis, pauguni on jäänud 7 minutit. Anname siis kella järgi ilusti. Ja nagu öeldud, siis finiš on siin samas. Ehk kavalamad siis, ma ei hakka teile ette ütlema. Te saate ise aru, nii et aga ärge siis liiga värske näoga tulge, need kavalamad. Tehke toeglamangut või midagi sellist vahepeal, aga ei, me oleme ikkagi kõik oleme ausad. Te võistlejad vähemalt, ma endast ei räägi. Jäänud on 6,5 minutit, 21 kilomeetrit ja mis ma teile ütlen? Sa võid öelda numbrid veel nähtavale kohale. Jah, just ma ütlen seda, mis mulle ütles Aivar kõrva, ega ma midagi muud ei oska rääkida, vaid seda, mida edasi ütlen temast. Ma ei saa aru, miks ta ise ei taha rääkida mikrofoni sisse. Et kui te numbritega lähete kuskile vee sisse või midagi, võtke enne ära. Sest finišis peavad numbrid näha olema. Ja kui kellelgi on olemas kaasas vettpidav pliiats või midagi, ja te tunnete, et see number on ikkagi kukub ära, siis joonistage endale see number näo peale või kuskile nähtavale kohale nagu triatlonistidel. Et ma loodan, et see number on oluline finišis.
sest ega näo järgi kõik kohtunikud ei tea teid. Ja ärge siis see relva ka ära kaotage. Välja arvatud muidugi need, kes kollase peapaelad. Jah, teatakse neid siis, nüüd on teada, miks kollased peapaelad anti, et need on need, keda teatakse siis. Et jah, et pange ennast ilusti ja kui tunnete tõesti, ma ei tea, kas raja peal ka kuskil meditsiinipunkt on. Ai, tegelikult ei ole, kui te tunnete kuskil seal 10-15 kilomeetril, et teil on kuskil pingutab või midagi, siis tulge siia stardikeskusesse vahepeal ja siis saate edasi joosta. Ei, aga tegelikult jah, ma arvan, et teil on endal ka kaasas kõike, mida vaja on, et nii kui te tunnete kuskilt, et midagigi on, et pange plaasterdage ära ja te kaotate võib-olla minuti, aga võidate tunni, nii et seda enam, et kohtunikud on ka inimesed ja nad ei pea teid nii kaua ootama siis siin lõpus. Nii, aga stardini veel 5 minutit, veidi vähem kui 5 minutit. Ja Ajoris Andrusega räägib viimased naeratused Andrused. Sa pead homme kohtunik olema, nii et ära pinguta väga. Nii et loodetavasti olete finišis sama rõõmsad. See 21 kilomeetrit on, tegelikult natuke rohkem on. Lubati uuesti Seedrit kutsuda. Heldur Valdek Seeder, teie peapael on leitud. Ja näete, tuleb ja võtab kohe tagant. Nii, lapsed jah. Et selle veeületuskohas on parameedik. Ja veeületuskohas on olemas ka parameedik, öeldi. Ja ta ei ole mitte selleks, et teid ujuma õpetada seal, vaid selleks, et kui teil midagi tõesti faktilisemat on, siis saate nii, nüüd jäi endale kaika natuke. Õige. Ei pea jagajale ainult näpud jääma. Nii 4 minutit on jäänud. Ja pilte siis näete erinevatest allikatest. Tore see võistlus on, kus on fotograafe vähem kui võistlejaid, et tihti on nüüd fotograafe rohkem kui võistlejaid, aga täna on ikka vastupidi, nii et jäänud on stardini 3 minutit ja 10 sekundit. Veel kord siis, kui enne finišit vaadake üle, et teil number oleks nähtavas kohas. Ja kui olete selle kindlaks teinud, siis jookske mööda sellest, kes teie ees on. Sest lõpus pannakse aeg kirja. Enne ei ole vaja, enne võib viimane olla, aga lõpus siis pange täiega. Facebooki lehel ja kindlasti võite ennast uudistega kursis ja vaadake Ajakiri Kaitsekodu Facebooki lehel. Ajakiri Kaitsekodu tegi siin reklaami, täiesti tasuta, et Kaitseliidu Facebooki kodulehekülg ja ka ajakirja või ajaleht, kumb see teil on? Ajakiri, selline paksem ajaleht. Ja ka sinna tulevad siis kõik, mitte kõikide pildid ei tule ajakirja, aga Facebooki tuleb siis rohkem, ma võtan loogilise järjekorraga. Ja sealt saab ka tellida muidugi, et kes näete, et teie pilt ei meeldi, siis saate tellida, et maha võetakse. Ei, tegelikult ei ole, et fotograafid on head inimesed, nad tavaliselt panevad pilte üles ainult neid, mis on hästi tehtud ja mis neile endale ka meeldiks, et neist pannakse, nii et 2 minutit ja kui ma reklaamiks läks, siis tõenäoliselt Ida-Virumaa Spordiliidu koduleheküljel ja Kaitseliidu Alutaguse koduleheküljel ja teie enda kodulehekülgedel Facebookis tuleb neid pilte raja pealt, nii elusõna kui rohkem elusõna alguses, et tehke selfisid ja tänapäeval on jah, kõikide aparaatidega saab enam-vähem pilti teha. Loodetavasti ei tehta selliseid relvi, millega selfisid tehakse, et läheb segamini, kummale päästikule vajutada. Ahaa, ja tuli ideesid. Järgmine aasta võitjad ei saa peapaela, vaid saavad kollase selfie kepi endale. Ja minut on jäänud ja siis te päästate sellest jutust, mida ma räägin. Ja see on tõeline kergendus teile kindlasti. Ja
aga lootuseks on see, et finišis te peate jälle natuke kuulama seda, aga siis te olete väsinud ja te ei pane enam nii väga tähele seda. Nii, 50, alla 50 sekundi, 5 sekundit, nüüd läks keeruliseks, on jäänud selleni, et te saate minna rajale. Meil on peasekretär Marika, ei, mitte sellele rajale, vaid mitte Marika rada pole mõeldud, vaid seda rada, mida te läbite. Aga Marika on harjunud selle naljaga, ma teen alati iga võistluse alguses seda nalja, et kui seda ei oleks, siis ta ei tuleks. 20 sekundit ja nüüd võite hakata sooja tegema. Et nüüd on viimane võimalus neil, kes on niisama seisnud sooja teha, tegema hakata, sest nüüd on sooja tegemiseks aega 21 kilomeetrit ja siis tuleb finiš. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, oodake, tulge tagasi. Isegi ülemal vahel tekib tõrge ja te näete, et ka ülemused on inimesed. Ja tehnika jah, ega see on see Iisraeli oma või? Jah, ei saa sellest, saab küll. See ongi see halastuslask oli see. Nii, aga nüüd on valmis. No nii, 2 ilma kolmandata ei jää, ütleb selle kohta Eesti vanasõna. Aga me lubame, et me lõikame selle video pealt välja. Jah, just, kes ei lõika, see ei saa Kaitseliitu. Jah, nii, aga näete ju, vaadatakse siin, mis on. Ma arvan, see on padruni viga, mitte laskja viga. Nii, tuleb laadida, õige, ära tuleb laadida, näete. Ja nüüd, ma ütlesin, 3 on kaotusseadus. Väga tubli. Minge, aga väga kiiresti alguses minge, sest teil on pärast vaja kiirem olla. Õige, tark ei torma. Tark on hoopis Pannjärvel, ei ole tormast täna. Nii, ja Raivola võite lehvitada seal. Ja mitte keegi ei lähe lume peale, kellelgi ei ole lume varustust. Nii, ja nüüd on auto käima saanud. Ja edu siis kõigile, kes te lähete sinna Kurtna metsade vahele. Aga sellega ei ole veel kõik. Varsti on siis tillujooks kõige väiksematel ehk minijooks ja siis veel 2 kilomeetri noortejooks ja 7,5 kilomeetri jooks rahva jooksjatele.